No nii, Tarvi, 8-5 seis. Mis emotsioonid on pärast mängu? No head ikka, eks me kaua pidime ootama sellist võitu ja nüüd see tuli nagu liiga liidrite vastu ka ja ma ei tea, selles suhtes, et eks meie mängud siiamaani on kõik siuksed peaga mängu taha jäänud, et me mängime tegelikult palju paremini. Täna need, kes siin seda vaatamas käisid, said ilmselt aru ka, et me oskame ka nagu jalgpalli mängida ja väravaid ka lüüa. Et tablool ka oli mingi 8-5, et korralik selles mõttes esitus. Vastu võtame oma need mõtted siit ka järgmisse mängu kaasa. Et just kohe esimesest minutist peaga sees olla, see on meile kõige tähtsam, sest me oskame mängida ja väravaid lüüa. Ja endalt legendaarne, nüüd oled legendi staatuses, et 100 väravat Elias Särgis esimene mängija, kes seda suutnud teha. Mis mõtted? Mõtted on sellised, et siit on ainult edasi minna, edasi veel lüüa. Et selles mõttes, et 100 on number, aga minu ülesanne on järgmises lüüa ja ülejärgmises lüüa ja sellise mõttega igale mängule. Okei, aitäh sulle. No nii, Simone, lõpuks võid naeratada. Jah, kindlasti kui liider, kui mängid nii tugev vastase vastu, ainuke võimalus, kuidas võita on see, et sa astud väljaku peale täis motiga, täis jõuga ja emotsioonidega. Meil oli super nädal, kus me valmistusime, ma arvan, päris ilusti selle tänase mängu jaoks. Ja tegelikult 8-5 seis, see näitas, et nemad tahtsid võita, aga meie tahtsime veel rohkem. Muidugi hea meel oli jälle meie särkides Eigo, Karro ja ka Edu, kes tõid tegelikult päris palju juurde. Arvestades meil oli vastu, ütleme nii, et päris palju Premium-liiga mängijatega vastaseid, siis ma olen ainuke, mis saab olla, on uhke oma poiste üle. Tarvi kohta siis uuesti 100 väravat täis Eliose särgiga. Tarvi arvestades, et ta on üks meie vaanimaid mängijaid meeskonnas, ta näitab iga trenniga, iga mänguga, et siukse isuga tuleb trenni ja mängul, siis meie noored saavad ainult õppida temas ja see tekitab hea meel. Muidugi me oleme teadlikud, et me tegime kõigest üks aste, veel on mängud tulemas, juba pühapäeval on meil infon, et täna me laseme, mina ka isiklikult pidutseme, aga juba homsest on trenn ja paneme juba edasi valmis Infoneti jaoks, kes on samuti väga tugev vasta meie jaoks. Me täna näitasime, et me oleme suutnud kõike, see, mis tabel näitab, tegelikult ei ole, ma ütleks aus, sest lõpuks ikka vastased on meist rohkem löönud, aga me näitame, me oleme võimelised rohkem ja nüüd me vaarime ka seda. Täna naudime ja homme jätkame tööga. Ja täname fänne ka, täna oli päris ilus atmosfäär väljak ümber ja 8-5 väravaid oli kõiki maitseda, et vastased, ma arvan, et fännid nautisid ka täna.